Jaa, me pidime need õhtujuhid olema. Muidu on Klaid ja Uku, vaata. Ma olin eelmine aasta, ma olin nende praktikant. Ja siis neil on need puusad liigased, ma valutavad värki. Ühesõnaga, ma sain ametikõrgendust. Aga nad sellele ei mõelnud, ma olen lõpetan ka varsti. Nii et see on Ralf, jah. Ralf on 17, Ralf on 197 sentimeetrit pikk ja tema jalanumber on 46. Täna siis tähistab Püüne 16. sünnipäeva. Ja reegleid pidin ka rääkima, et laulude ajal ärge siis edasi-tagasi kõndige sisse ja välja sellest laulust ja siis telefonid hääletule, et õhtumist ei segaks. Ja siis, oota midagi veel. Kui tahab keegi nautida, tähendab tantsida ja nautida, et siis võite siia ette tulla tantsima ja nautima. Või tagant võib ka nautida. Ühesõnaga, oota, nii. Jah, nautige ühesõnaga. Täna esinevad teie ees solistid, duetid, vokaalansamblid ja bändid. Ja ma olen Hetlen. Ta on Ralf. Tšau. Üks moment. Ennem kui ma ühislaine lavale lasen. Siis ennem ma oota üks moment. Siis ennem kui me ühislaine lavale laseme, tutvustaksin ma teile žüriid. Esimene žürii liige on Meelis Sarv. Ta on näitleja ja lavastaja, muusik ja meelelahutaja, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppejõud, ühisgümnaasiumi draamaõpetaja. Järgmine žürii liige on Aet Vill. Ta on Paikuse kooli huvihariduskeskuse õppejuht, muusikaõpetaja, koorijuht, solistide juhendaja ja kirglik muusika-nautleja. Kui elu oleks partituur, siis ma otsin sealt mitte ainult õigeid noote, vaid ka kõige ehedamaid emotsioone ja jutustatud lugusid. Aitan solistidel leida oma hääle ja loo, mis tõesti kuulajateni jõuab. Noodid võivad olla perfektsed, aga ilma hingeta jääb lugu rääkimata. Seega pange muusikasse kogu süda ja mina kuulan huviga. Järgmisena on Kertu-Liisa Sepp. Ta on muusikaõpetaja, dirigent ja vokaalpedagoog, kes jagab ennast tööalaselt Eesti, Belgia ja Ameerika vahel. Täna tuli ta mitte ainult hindama lauluvõistlusel osalejaid, vaid leidma soliste Pärnu noorte öölaulupeole.
Veel on žüriis Aksel Madis Vervin. Naljanina, muusik ja näitleja. Muusikana mänginud bändides nagu Peegelpilt, Müntel ja Laura Lii. Lisaks mitmekordne Püüne top 3, osalenud Püüne saatebändis ning muusikalis Romeo ja Julia. Ja viimane, kuid mitte hapuviimane, on Gert Valgenberg. Ta on vilistlane, kellel jalad maa peal ja unistused kõrgustes. Talle pole võõras nii muusikali kui ka Püüne pinge. Leivaraha teenib anesteesia intensiivravi õena. Muusika saadab teda nii maal kui merel. Ja nüüd, ilma pikema jututa, palume lavale Ühislaine, kes laulab meile Armasta mind armsamini ja Golden Hour.
teie ette ei keegi muu kui Tühik Vol 4, kes laulab teile laulu, 2 laulu, Hällilaul ja Classic. Nii et teeme suure aplausi!
keep it real to me, know the I feel. I could walk you down the aisle. I could wanna kiss you like Prince, stay long like Marvin Gaye, like Hathaway, write a song for you. Dripping out like sissies. Queen of the discotheque, a 70s scream and an 80s fest. Pepper, Beyonce, Marilyn Manson. You're your time, you're so classic. You're my head, my mind. Think you was born in the wrong time. It's love of rewind. Everything is so throwback-ish. I kinda like it. Out of my league, old school chic, like a movie star from the silver screen. You're one of a kind, living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. Nii, kuni ma lavale tulen, veel üks aplaus, tühid pool neli! Aga nüüd äkki te näete, et minu taga on pillid, aga nende pillide taga ei ole ühtegi inimest. Aga siin tuleb mängu saatebänd, sest et nüüd hakkab solistide voor. Ja esimesena kutsungi lavale kitarri mängima Siim Siimer! Lõõppillide taga on meil Jaan-Hendrik Kirsi! Ja basskitarri mängib Aaperik Lai! Ja esimesena laulab teile solisti Kerlin Vainokivi, kes esitab teile laulu How Far I'll Go.
nii, järgmisena esineb meile Madli Ann Ihermann lauluga Real. Maria Luik, kes laulab teile laulu Reaalne.
läinud, nii et ma mõtlesin, et ma räägin ühe anekdoodi. Pilu, Juut ja Mustamäe astuvad paari. Ei. 3 meest astuvad paari. Miks meest? Mees ja naine astuvad paari. Ja muidugi üks naine 2. 3 inimest astuvad paari. Tead tänapäeval seda ka. 3 last ei astu. Okei. Jah, me isegi ei teada. Ühesõnaga, Aimar Taal tuleb nüüd ja esitab teile laulu Gasoline. Starting price at 17. ma avastasin praegu, et mul on püksid mingi variant oled, keegi ei öelnud. Läks sõbrad. Ma ei, see on see vesi vist. Sorry, me oleme nii laiali valguvad, tegelikult Kadri üldse ei lubanud. Et me teeme nüüd Kadri skripti järgi. Pead alustama. Tere, minu nimi on Hetlen. Tere, minu nimi on Kalf. Eelmine esineja, Ilmar, ta laulis nii hästi minu meelest. Aimar laulis nii hästi minu meelest. See on nii tore. Jah, ja minu arust on ka üleüldse olnud. Esinejad on väga tublid olnud. Hetlen. Jah, Ralf. Mida sina arvad sõprusest? Mina arvan, et sõprus on kõike läbiv jõud ja sellest paremat asja ei ole. Aga äkki lähme siit lavalt sõpradena minema ja laseme lavale
laseme lavale Kendra Carpenteri, ma tegelikult Kendra Carpenteri. Ta laulab teile laulu Oscar Winning Tears. See oli järjekordne suurepärane esitus. Ja nüüd lavalauludele astub Linda-Mari Minter lauluga When Will My Life Begin?
Issand jumal, vabandust, see ei olnud üldse selle. Viimast korda, kui ma siin olen. Päriselt ka. Kristjan Kallasmäe laulab teile laulu Saame kokku. Issand, ma pean häbjama. Vabandust. Nüüd on teete Gertrud Vaeno, kes esitab teile laulu Bad Karma. But the truth is our love
Nüüd palun kutsuksin siis suure aplausiga lavale Aurelia Murlandi, kes laulab Something's Got a Hold on Me. Justkui tundub, et on püüne, onju. Midagi on puudu, kas äkki oskate pakkuda, mis on puudu? Mis on iga aasta püünel, aga täna praegu ei ole veel näinud. Uku ja Harid, tema Toksoni, tema Plase! Tere! Tere jah, te võib-olla mõtlete, miks me jälle siin oleme. Kõigepealt tutvustan ennast, osad võib-olla ei tea. Me oleme Uku ja Leid. Me oleme püünega seotud olnud umbes täpselt 17-18 aastast. 17-18. Titest peale. Jah, põhimõtteliselt nagu otse sünnituslauad lihtsalt püünega. Aga miks me siin oleme, et kui me Ukuga 17-18 aastat tagasi püünet hakkasime juhtima, siis tavaks sai oktsioon. Iga aasta tulid oktsioonile mingid unikaalsed tooted, mille siis keegi kuskil on välja mõelnud,
patenteeritud tooted, lihtsalt naljakad tooted, kasulikud tooted ja see aasta täpselt samamoodi, et oleme terve aasta tööd teinud, et kokku koguda need kõige paremad asjad, mida siis teile presenteerida ja teil kõigil on siis võimalik ka neid tooteid endale nagu oksjoni käigus soetada, nagu ikka oksjon käib. Et ma ei tea, hakkame peale. Jah, äkki võtta siit esimene toode välja. Oksjon käib siis nii, et pausi ajal üleval koridoris akende juures on lipikud, pakud olid kõike, alates rahast, autost kuni nööpide ja juuksekarvadeni. Äkki demonstreerib kohe. Kui te ei tea, siis me oleme mõlemad hariduselt insenerid. Clyde oleks peaaegu magistri lõpetanud, aga ta sattus nii suurde töötuhinasse ja on nüüd aastaid tegutsenud muusikaalase teadustööga ja on välja töötanud ülimalt innovaatilise enesehäälestaja. Häälehäälestaja. Toode töötab siis nii, et põhimõtteliselt toode töötab nii, et väga lihtne, see on testitud värk, et mina näiteks laulda üldse ei oska, aga peale häälehäälestaja kasutamist ma võiksin vabalt püüle Grand Prix võita. Aga kuna lihtsalt minu vanusegrupp ma ei ole siin koolis enam, siis ma kahjuks ei saa osaleda, aga muidu Aga see töötab niimoodi, et põhimõtteliselt te panete need endale kõrva, siis te panete selle teise otsa endale suhu ja siis te hakkate hääli tegema. Pane ennast hääled ära ja siis laula Country Roses'ga. Ja kuulete, mu hääl läks palju ilusamaks kohe. Super. Aitäh. Järgmine toode. Järgmine toode on siis tegelikult Uku vena poolt, kaksikvena Vese poolt loodud, toodetud, täiesti eestimaine toode, ainult siin toodetakse, patenteeritud, kuskilt maalt ei saa, et tegemist on siis vannirehaga, et mitte vannilavidas, vannireha, et seda saate kasutada näiteks nuudlite riisumiseks ja rohkem väga midagi paha ei tulegi, aga vaatame seda korra. Kujutage ette, et siin on nuudlid. See on nüüd suurepärane toode just, ütleme, 10. klassi õpilastele. Kuna tegemist on absoluutselt läbi ajaloo kõigi muusikakontrolltööde vastustega. Kahjuks Kadri nägi seda, aga me võime jätta enampakkuja anonüümseks, et tal jääb ikkagi võimalus seda kasutada. Aga ma küsin näiteks ühe küsimuse, alustame kellestki lihtsast, kes oli Mozart? Näete, tuli küsimus, kontroll praegu ees, väga lihtne, lihtsalt võtate õpiku kätte, hakkate lappama, on ju, nii, andke aega. Katsu teha nagu rohkem peidus, et sa saad tunni aega kasutada seda. Nii, leidsin teema ülesse, oota vale lehekülg. Nii, Wolfgang Amadeus Mozart 1756 kuni 1791. Geenius, kes kirjutas sümfooniaid enne kui oskas korralikult habet ajada. Austria klassitsist kirjutas üle 600 teose, sonaadid, ooperid, sümfooniad, kõik ühe hingetõmbega. Siin on ka veel tuntumad teosed ja näiteks väga tuleb kasust tunne ära. Kiire voolav meloodia, mis kõlab, nagu keegi joonistaks sümmeetria kõlaga. Kas on õige, Kadri? Kadri ütles, et kõik on õige. Siin on reaalselt, siin on kõik olemas. Näiteks siin on ka viimane nõuanne. See on ühes peatükis, siis tegemist on, oota ma kohe vaatan, mis peatüki ka.
lisad ja naljakad vahepalad on selle peatüki nimi siin ja siin ongi nüüd selline kohe asi. Väga keeruline. Viimane nõuanne, kui sa midagi ei tea, siis maini Bachi, tõenäosus pihta panna 87%. Lisa midagi rahvamuusikast, õpetajad armastavad rahvamuusikat. Ütle, et see peegeldab ajastu väärtushinnanguid ja võidad esseepunkti. Need on kõik siin raamatus kirjas, see on reaalne värk, see ei ole mingi nali, te võite seda pärast vaadata, see tervisel on kõik olemas. See on väga ilus toode. Nagu ma mainisin, Klaid on aastaid tegelenud muusikateadustega, põhimõtteliselt ekspert. Jah. Jah, siis võib-olla te nägite, et tuli nüüd siia lavale kotiga. Tegemist on minu venna Averi ja Annile koolikotiga, mis läheb täpselt samamoodi otsa. Trikk on selles, et ei tea, mis siin sees on ja näita, mis siin sees on. Jah, täpselt. Et olete näinud seda saadet, kus nad mingi ladusid ostavad, on ju. Ostavad ära, nad ei tea, kas nad leiavad kulla või mitte midagi. Põhimõtteliselt on sama asi. Seal võib olla 10 000 euri. Võib-olla ei ole midagi. Just. Aga see on vist meie poolt kõik. Tuleb siis lavale Caroli, Peterson, kes laulab meile laulu, mis meiega on. Mis meiega on, me kas
Mis sa arvad siis, et miks ma sul nagu lavalt lahkuda ei lubanud? Ma ei kujuta ette. Okei, hea vastus. Tegelikult ma mõtlesin, ma küsiksin sult paar küsimust. Et mis tunne on siis? Hea. Väga konkreetne vastus on ju. Millised tunded sind valdasid, kui sa esimest korda üksinda püünelavale tulid? No tegelikult algus oli hirmus, aga see on nii hubane koht, et vaata seltskonda. Et väga mõnus oli. Väga tore. Ja see tegelikult vääris küll aplausi. Ja nüüd üks selline ajalooline küsimus. Et mis aastal kaotati pärisorjus Eestis? 1816. Mul oli üks üli hea nali, sellega üles ehitatud, klass teadis. Okei. Aga ega see ei minna. Ega see midagi. Järgmisena tuleb lavale Rebecca Murland lauluga Iseenda eest ei pae. Järgmisena palume lavale Kristjan Heinla lauluga Kähmlus paaris.
nädalavahetusel toimus kultuuribaaris Volk väike kähklus. Kahjuks ükski asjaoluline ei mäleta, mis seal toimus, aga mina olen baarmen ja mina mäletan ning see läks nii. See siin on puudel, millega see pähe aiku. See siin on joodik, kes vekkis puudeliga, millega see pähe aiku. See siin on soolinud, kes kukkus tooliga, mis tõmmatas soolinud, kes vekkis puudeliga, millega see pähe aiku. See siin on tüülorja, kes valis kutis suskas, kes kukkus tooliga, mis tõmmatas soolinud, kes vekkis puudeliga, millega see pähe aiku. See siin on turvalees, kes aiastas valesti aru, ning süüstas tüülorjat, kes valis kutis suskas, kes kukkus tooliga, mis tõmmatas soolinud, kes vekkis puudeliga, millega see pähe aiku. See siin on kenadivi, kes süüdis turvaliselt sai valesti aru ning süüstas tüülorja, kes valis kutis suskas, kes kukkus tooliga maha, mis tõmmatas soolinud, kes vekkis puudeliga, millega see pähe aiku. See siin on meeglahid, kes vahvas kenadivi tissist, kes süüdis turvaliselt sai valesti aru ning süüstas tüülorja, kes valis kutis suskas, kes kukkus tooliga maha, mis tõmmatas soolinud, kes vekkis puudeliga, millega see pähe aiku. See siin on pudel veidi, mida friiki liiga palju ning vahvas kenadivi tissist, kes süüdis turvaliselt sai valesti aru ning süüstas tüülorjat, kes valis kutis suskas, kes kukkus tooliga maha, mis tõmmatas soolinud, kes vekkis puudeliga, millega see pähe aiku. See siin on pudel veidi, mida friiki liiga palju ning vahvas kenadivi tissist, kes süüdis turvaliselt sai valesti aru ning süüstas tüülorjat, kes valis kutis suskas, kes kukkus tooliga maha, mis tõmmatas soolinud, kes vekkis puudeliga, millega see pähe aiku. See siin on haiku, kes ütleks minule, sõnude ringile, mida friiki liiga palju ning vahvas kenadivi tissist, kes süüdis turvaliselt sai valesti aru ning süüstas tüülorjat, kes valis kutis suskas, kes kukkus üldse maha, mis tõmmatas soolinud, kes vekkis puudeliga, millega see pähe aiku. Mul on esiteks minu kaastunde avaldused Aikule, aga õnneks oli plastikpudeline. Aga nüüd, muidugi sulle täna eriti lihtsalt, ma küsin sult ainult ühe küsimuse. Nimelt, kuidas mõjutab tehnoloogia areng ja küberjulgeolek rahvusvahelist poliitikat ja riikide vahelisi jõudude vahekordi? Täiesti ausalt. Jah, ei oskanud vastata ausalt. Eesti keele eksam oli esmaspäeval, vana väike. See on ühiskond. Pärast tuleb siuke teema. Mine ära. Okei. Nüüd tuleb lavale Ott Grauberg. Lauluga BMW ja NBA.
aga see on püüne energia. Aga nüüd teeme hästi palju lärmi, sest lavale tuleb Hetling Kiisler lauluga Keeping Me Alive. Nüüd ootame lavale Emily Visnaput lauluga Tunnen elus end.
Emily, istu. Ja kõik ülejäänud tõuseme püsti, sest Emily sai täna 19-aastaseks, laulame talle sünnipäevana. Kes laulab teile laulu Sun to me, sun on päike to me. Clyde ja Uku teevad meil siis oksjonit, kuulsin natuke aega tagasi. Ja ma saan aru, et teil on ka oksjonile siis nagu midagi panna, et nagu mis ta on või äkki vasta? Ja see on kurk, see on teip ja see on toolin.
Et kas see on nagu kunst või? Jah. Oota, eks ma saan nagu aru, et see teip on siis nagu ühiskond ja just te pakute seda oksjonile, aga mis ta nagu alghind siis nagu võiks olla? Ja, 1200. Ei, 120 000, jah. Okei. See on siis nagu koos tooliga? Ei. Kuidas te lihtsalt teite kurk või? Ja, või noh, selles, et see kurk millega läheb halvaks, te peate välja vahetama selle, aga noh, ma tähendab, hoia. Ühesõnaga, ma müün rohkem nagu ideed, vaata, et see nagu kurk ja see nagu, noh, teip, et see rohkem on nagu idee, saad aru? Et see müün nagu ideed? Jah. Ja see on 120 000? Alghind selles mõttes, et kui keegi tahab rohkem pakkuda, siis see on nagu oodatud küll, või noh, midagi muud, aga jah, loomulikult jah. Ja kas ma ei saa, ma saan aru, et see on Mercari teip, on ju? Et ma poest ise seda nagu ei saa osta ja nagu kokku panna veel? Jah, saad küll, aga vaat siin on see asi, et sa ei saa mu nime sinna alla panna. Et sa nagu põhimõtteliselt maksad selle idee eest ja siis sa maksad selle eest, et mu nimi saaks sinna alla panna. Tead küll? Kus see nimi on? Ma ei näe. Hetli Kiisler, pange. Tooli peal oled. Ja veituku. Jah, ei ma toolile jällegi. Teisa arvu. Vahetina. Astus mu kausta peale ka nüüd. Sul ei teipe väärinud ka siia. Okei, aga järgmisena tuleb lavale Katrin Erm ja tema laulab Sad Forever.
Emil Läts lauluga Wicked Game. kõikide 30 aastat, natuke rohkem. Ühesõnaga naiste 2 lemmikut asja. Georg Sillat ja Vana Klaver.
viimase solisti, küsiksin ma publikult ühe sükse natukene ajusid rakistava küsimuse. Nimelt kõik siin saalis teavad, mis asi on Rähni ring. Ja mina küsin, kui pikk on Rähni ring? 500. Pole lähedal ükski. Liiga palju. No liiga palju on ta nii või naa, või? Mis on see 575, täiesti ole. Tegelikult on Rähni ring täpselt 529 meetrit pikk. Aga seda ka, kui sa nagu hästi jooksed. See peab nurga tümaraks jooksma. Aga ilma pikema jututa, lavale tuleb Sirenin Jürgens lauluga Rise Like a Phoenix. käivad meil koolis, teeme väga suure aplausi kõikidele solistidele. Mõnest sai juba vihjest ära, et
esimene poole ka visamaks püsti tõusma, ärge veel tõuske. Esiteks palun, et žürii lahkub esimesena ja teiseks vaheaeg, kaua kestab vaheaeg? Siis kui žürii tagasi tuleb, nii et olge pingsad. Ja koridoris saate siis QR-koodidega siis skännida ja hääletada enda lemmiksolisti poolt ja siis ka Püüne Facebooki lehel on ka siis QR-koodid olemas. Nii et